Tere, Pille siin. Minu käest küsis täna üks inimene, kuidas ta saab tuua võimlemise oma igapäevasesse ellu. Ehk siis kuidas küll saada see rutiin enda omaks, et üldse kohe ei viitsi ja ta teab, et tal on võimelda vaja. See toob talle hea enesetunde, aga ikkagi miks ta seda ei tee, ehk kuidas saab seda siis muuta. Ja ma räägingi täna siis nii, et ma lähenen sellele natukene sügavamalt. Ehk siis kuidas meil üldse on välja kujunenud see elustiil, mis meil on. Me mõtleme kuskil 60-70 000 mõtet iga päev. Ja nendest mõtetest umbes 90% on meil iga päev täpselt samad. Et kui me hakkaksime neid üles kirjutama, siis täitsa võimalik, et me märkame samu korduvaid mustreid. Ja need mõtted viivad meid mingisuguse valikuni. Ehk siis kui ma mõtlen, et ma lähen täna randa, siis ma tegelikult lähengi randa. Ehk siis see toob kaasa mingisuguse valiku ja valik omakorda toob kaasa käitumise. Nüüd see käitumine omakorda loob mulle emotsiooni. Ehk siis kui ma olen randa läinud, mul on selline hea tunne, päike paistab. Emotsioon toob mulle selle tunde, ehk tõesti ma tunnen ennast nii hästi seal. Mul on hea olla, päike paistab ja tekitab minule sellise sooja hoitud tunde. Ja nüüd, kui see tunne on, siis see tunne ise loob juba järgmise mõtte. Ehk siis ma mõtlen, ma tahaksin veel tulla tagasi siia või midagi sarnast. Nii et see selline ring, missuguseid mõtteid me mõtleme, toob kaasa siis tegelikult selle reaalsuse, milles me praegusel hetkel elame. Ehk siis see moodustab sinu isiksuse. Ja see isiksus ongi siis kujunenud sellest, kuidas sa oled käitunud, mida oma ellu valinud, mis mõtteid sa mõtelnud oled eelnevalt. Ja kõik see on sind siis viinud täpselt siia reaalsusesse, kus sa praegu oled. Nii et sinu elustiil on kujunenud eelnevate mõtete ja valikute kaudu. Ja kui sa nüüd tahad midagi muud hakata oma elus tegema või siis ütleme siis nii, et sa tahad teist tulemust saada, sa tahad hakata võimlema, sa tahad ennast paremini tunda, sa tead, et see toob sulle enesetunde paranemise, sinu tervis paraneb sellest ja sul on palju parem olla, eks, oled nõus minuga. Ja meie aju on selline kaval tegelane, ehk tema mõtleb või mis nüüd mõtleb, aga tema tahab meile alati selle hetke kõige paremat, kõige mugavamat, et me ei peaks väga pingutama, eks ju. Minu koer tuli ka siia, Villi. Ja see aju ülesanne ongi see, et meil oleks hea. Ehk tema mõtleb praegusele hetkele ja mitte pikas perspektiivis. Ehk kui me tahame ikkagi pikas perspektiivis mingit muutust enda ellu luua, siis me peame just nagu olema lapsevanemad iseendas peituvale sabotöörile, kes leiab alati mitmeid põhjuseid, miks me ei peaks võimlema või siis mingit muud niisugust tegevust tegema, mis meile pikas perspektiivis toob kasu. Ja nüüd tulebki sellest aru saada, et meil on vaja hakata üle kirjutama neid eelmisi käitumisi ja kuidas me saame neid hakata üle kirjutama, on see, et me hakkame juba mõtlema teistmoodi. Ehk me peame tegema selle otsuse ehk selle mõtte juba eos. Et kui ma nüüd mõtlengi nii, et selle võimlemise peale ma teen juba täna õhtul otsuse, ma homme hommikul võimlen. Ma panen selle mõtte kirja. Hommikul ma ärkan, juba tekivad sellised tunded peale, tegelikult võiks ju magada ja ma ei viitsi ka hästi ja tegelikult mul pole vaja ka, praegusel hetkel ma ju tunnen ennast päris hästi. Siis tuleb aru saada, et see on see sabotöör meie sees, ehk kes tahab tuttavat tunnet tagasi saada,
sest me tahame alati selles mugavustsoonis olla, selles tuttavuslikus tsoonis olla. Aga nüüd tuleb see tuttav olukord teha võõraks ja võõras olukord teha tuttavaks. Ja siin ongi see nõks, tuleb olla just nagu see iseenda sabotööri lapsevanem, kes ütleb, ma võimlen täna ja hakkadki võimlema. Võtad lahti mingisuguse video, minul on ka Pille Pilates online treeningute programm. Kui sulle sobib minu stiil, siis võta lahti see, kui sa ei ole veel liitunud, anna mulle märku, saad sellega liituda. Seal on selliseid mõnusaid, rahulikke, ühesõnaga vali mingi selline võimlemine alguseks, mis ongi selline mõnus sulle, mitte väga selline suurt pingutust vajab. Et alguses sa teed juba selle ära, et sa alustad, sa kirjutad juba sellel esimesel hommikul üle selle, et enne sa ei võimelnud, nüüd sa võtsid selle otsuse vastu, sa võimled, sa teed selle ära. Jälle õhtul võtad selle suuna, ma võimlen homme hommikul. Ja järgmisel hommikul teed samamoodi. Sa kirjutad taas üle seda eelmist mustrit. Mingil hetkel hakkab see sabotöör jälle peas, et oi, väga ebamugav on. Ma tahaks ikka tagasi minna sellesse mugavustsooni, kus ma ei võimelnud, et kus ma magasin võib-olla kauem, mis siis, et juba hea tunne on tekkinud. Seal on sellised tagasilöögid. Aga siis tuleb aru saada, et meie keha nii-öelda keemiline koostis hakkab ka muutuma. Ja nüüd tuleb endale kindlaks jääda. Ja kui sa siis oled juba mitmeid päevi, no öeldakse selline 21 päeva, aga see ei pruugi olla täpselt 21. No, see on umbes mingi selline aeg. Oled juba seda võimlemist niimoodi enda omaks teinud, siis sellest saab sinu uus elustiil. Ehk sa mõtled teistmoodi, see uus mõtlemine viib sind uue käitumiseni, ehk sa hakkad võimlema, see toob sulle uue emotsiooni, uus emotsioon toob sulle teise tunde ja see teine tunne loob sus jälle selle uue mõtte. Ja nii on kõigega meie elus. Kui me tahame elus midagi muuta, me ei ole rahul praegu oma eluga, siis tuleb hakata kuskilt pihta oma mõtetest. Niisiis, kui sa suudad juba oma mõttes natukene midagi muuta, pane kirja. Kas või mitu korda ütle oma telefoni, saad sa salvestada, et sellel hetkel sa saaksid võtta selle oma salvestuse ja endale ette mängida, et see tuleb ära teha, see on sinu heaks. Ja jää sellele kindlaks, sellepärast, et see oleks narju loota, et samu mõtteid mõteldes ja samu tegevusi tehes tuleks sul mingi teine tulemus. No ilmselgelt ei tule. Ja see on selline väike soovitus mulle sulle, kui sul on küsimusi, kui sul on mingeid oma nõkse, kommenteeri siia video alla. Ja ma hea meelega aitan sind, motiveerin sind ja hoian sind kursil, kui sa seda vajad. Nii et võta julgesti minuga ühendust ja tõepoolest kommenteeri siia, kuidas sinul on nende elumuudatustega, kas sina võimled hommikuti. Ja soovin sulle toredat päeva ja kohtumiseni!